Tere päevast, kallid kaasmaalased. Ja seda ma just tahan toonitada, kallid kaasmaalased. Ja ma tahaksin alustada oma juttu väikese eksperimendiga. Ma paluksin tõsta käed neil inimestel, kes ei ole Eesti päritoluga, kes on vene või muu päritoluga peale mind siin saalis. 1, 2, 3, 4 inimest kokku. See on väga hea viis inimest kokku. See on minu meelest väga hea illustratsioon sellele, mis meie ühiskonnas toimub ja millest ma tahan siin rääkida. Ja tahan ma rääkida sellest, et natukene kaugemalt alustan, et Eesti rikkuna ta on kasvanud, mina kasvasin sellega koos parempoolsete ideaalide pinnal. Ja tulenevalt sellest Eesti riik ei ole kahjuks sotsiaalne. Ja Eesti riik, Eesti ühiskond, Eesti valitsus kahjuks ei saa aru, et ühiskond ja riik saavad areneda mitte ainult tänu ettevõtlusele, vaid on olemas ka selline asi nagu inimressurss. Ja Eestis inimressurssi kiputakse raiskama. Ja siin ma ei saa üle ega ümber sellest küsimusest nagu keeleoskus ja muukeelse elanikkonna kaasatusest ühiskonda. Ma ei taha pikaks peatuda sellest rääkida, mis saab nendest inimestest, kes on suhteliselt vanad juba, minu vanemate, minu sõprade vanemate põlvkond. Selge on see, et need inimesed on juba harjunud sellega, et nad ei ole sotsiaalselt aktiivsed ja võis isegi arvata niimoodi, et meie keeleprobleem laheneb siis, kui neid inimesi enam ei ole. Aga suure vaimustusega, suure üllatusega ma kohtan peaaegu iga päev praeguses Eestis inimesi, kes on minust 10 aastat nooremad, kes ei oska eesti keelt. Mina olen 10 aastat, 11 aastat tagasi lõpetanud kooli ja suure hurraaga tormasin Tallinna Kohtla-Järvelt ülikooli astuda. Mati Heidmets oli tol ajal rektor seal. Ja ma natukene utreerin, aga ma väga ei valeta ka, kui ma ütlen seda, et seal dokumentide vastuvõtu komisjonis olev naine oli vist esimene eestlane, kellega ma oma elus kokku puutunud esimest korda. Mina ei saanud tuhkagi aru sellest, mis ta küsis mu käest ja toredad inimesed ümberringi aitasid mind. Kuigi küsimus oli lihtne, kas ma tahan diplomiõppele minna või siis bakalaureuse õppele minna, kuigi mõlemad sõnad on suhteliselt rahvusvahelised ka. Ja ma kahjuks pean tõdema seda, et 10 aastaga ei ole mitte midagi muutunud. Ja ma lootsin väga seda, et mina õppisin koolis alguses eesti keelt meile õpetatud üldse, siis hakati õpetama, aga ei olnud õppeprogrammi ja siis kui oli õppeprogramm olemas, siis selgus, et ei ole õpetajad. Aga praegu ma vaatan seda, et viimase 10 aastaga mitte midagi ei ole muutunud. Mina ei usu seda, et kooliprogramm ei ole paremaks läinud. Aga ma näen siin hoopis muud probleemi ja see probleem seisneb just selles, et Eesti ühiskond on eraldatud. Eraldatus on kõige suurem meie probleem, isegi Tallinnas, kus on 50-50 enam-vähem nagu elanikkond nagu jagatud kaheks grupiks, inimesed ei suhtle oma vahel absoluutselt, neil ei ole kontakte ja see on kõige suurem probleem. Ja siin on küll meile vaja, me väga armastame innovatsioonidest rääkida ja see oli meil innovatsiooni aasta. Meil sellises küsimuses on vaja innovatsioone ka, sellepärast, et meie riigi poliitika, ideoloogia üldse ei tööta selles suunas, et inimesed suhtleksid oma vahel. Vastupidi. Ja see, kus mina praegu olen, on pigem mitte tänu sellele riigipoliitikale, vaid vaatamata sellele riigipoliitikale. Et ma olen nii tubli olnud ja ka mul on vedanud elus. Ma sattusin sellise toredasse valdkonna nagu ajakirjandus, kus ilma keeldeta üldse ei saa hakkama. Ja ma pärast armusin ka Eesti mehesse. Selles mõttes, ja kusjuures mul on väga tore mees, ma toon teile üks näide. Mul on fantastiline mees. Kui me saime temaga tuttavaks, siis ta kohe küsis mu käes, Katja, mis pass sul on? Ma ütlesin sinine, Eesti pass, järelikult eestlane. Ja sellega oli meil diskussioon sel teemal perekonnas lõppenud kõik. Ja ma väga soovitan kõigile olla sellised, nagu minu mees on.
Ja mis ma tahtsin veel öelda, sellest eraldatusest rääkides. Eelmise aasta lõpus helistati mulle ETV-st ja öeldi, et Katja, tule aita meid välja, peaks tegema ühte saadet vene inimestest, sellest, kuidas nad hakkama saavad, kuidas nad leiavad endale rakendust tööturule ja nii edasi. Väike ettevõtlusest põhimõtteliselt saade. Et tule aita. Siis ma tulin ja mind kutsuti Terevisiooni esinema rääkima, mis saade see on siis, ETV2 ilmub. Ja siis ka Eileen, kes oli tol ajal saatejuht seal Terevisioonis, küsis mu käest, mitu saadet ma pean tegema. Algu peal pidin tegema 12 saadet. Et siis ühes saates on mul 3 kangelast, seega kokku ma pidin leidma 36 vene inimest, kes on midagi saavutanud. Siis ka Eileen tegi suured silmad ja küsis mu käest, Katja, kus sa neid leiad? Ja ma ei osanud mitte midagi talle vastata. Ma tegin 12 saadet, mulle telliti veel 5. Ja sel hooajal mulle telliti veel 35 ja ma teen need ära. Ja ma teeksin veel 3 aastat järjest neid saadet ja ma leian neid inimesi. Ja ma väga loodan, et meie ühiskond leiab neid inimesi ka. Ja ma tahan veel ühte asja teile öelda. Homme algab PÖF, eks ole. Ja PÖFi raames toimub ka lühifilmide festival mov.ee, mingi sinna. Tehke lahti rubriik kino ja tehke lahti üks tore film, mida on vene poisid ja tüdrukud teinud. Ta on lühike. Nimega Me armastame Eestimaad ka. See oli üks liigutavamaid asju, mida ma olen viimasel ajal selles valdkonnas näinud. Mul tuli lause pisar silma ja ma väga palun teid homse päeva alustada selle asjaga ja kuulake ja vaadake seda klippi iga päev. Eks aitab. Ja see tõesti teeb tuju heaks ja südame soojaks. Ja palun märgake meid. Ja kui me räägime, ma ei tea, kas ma natukene raiskan, natukene veel teie aega, aga kui me räägime, ma tahan konstruktiivne ka olla, kui me räägime tugevusteks, siis meil on fantastiline eelis olemas, meil on niivõrd erinevad inimesed. Ja kui vaadata nagu riiki kui meeskonda, siis meil on õudselt head võimalused ja me oleme õudselt konkurentsivõimelised selles mõttes, et üks oskab seda, teine oskab teist, üks oskab neid keeli, teine oskab neid keeli, üks võib-olla saab paremini läänemaailmast aru, teine saab paremini idamaailmast aru. Kui me seda kõike rahulikult ja sõbralikult kombineerime, siis me oleme üks kihvt riik maailmas, mida on maailmas üldse vähe. Et siis, vot.